Tänase hariduse konverentsi peateema on milline on hea haridus ja tänane päevakava on siis nii, et kõigepealt on meil peaettekanne professor Rein Veidemanilt ja kopipaus on meil 11.30 või 12.30, siis me jätkame ja kell 13.30 või kell 14 on uus kopipaus ja kell 16 üritame konverentsi lõpetada. Et me ajakavast saaksime hästi kinni peada, siis ma helistan ka kellukest. Nii, aga kõigepealt ma paluksin siis peaettekannet pidama Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Rein Veidemani, kes räägib meile teema haridus või Eesti kultuuri funktsioon. Tere hommikust, austajad kuulajad. Kahte asja ei väsi rõhutamast Eesti sotsioloogia isaks peetav ja minu õpetajate hulka kuulub Ülo Vooglaid ja mul hea meel teda tervitada siin. Nimelt, esiteks, et haridus on kultuuri funktsioon ja teiseks, et haridus on valmisolek. Võtan lähemalt vaadelda minu käsutuses oleva aja raames, mida need aksioomidena kõlavad sedastused sisaldavad, pidades silmas iseäranis Eesti kultuuri. Funktsioon on kõigepealt millegi otstarbekohane talitlus. Kultuur talitleb läbi hariduse, mis on olemuselt regulatiivne ehk korrastav ning juhatav, juhiseid järgib või neid kujundav protsess. Olgu see protsess siis kirjeldatud sünkroonselt õpetamise ja õppimise tasandilt või diakrooniliselt näiteks haridusajaloola. Protsessi mõttes võib käsitleda kultuuri ja haridust kattuvate mõistetena. Ja seda me näeme juba sõna kultuur etümoloogias, mille keskseks tähenduseks on maa harimine, kultuura agri, viljelemine, aga hiljem ülekantult keha, hinge ja vaimu harimine ning teise tähendusena austamine ja kummardamine. Kattuvus ilmneb aga ka kultuurisemiotilises lähenemises. Nimelt, kultuur kujutab endast mittepärilikku informatsiooni ehk teadmiste, hoiakute ja käitumise süsteemi. Kultuur on kollektiivne intellekt, on tõdenud Eesti 20. sajandi kuulsamaid teadlasi Jüri Lotman. Selle edasikandumine, mis ühtlasi tagab kultuuri keskuse, leiab aga aset õppimise ja õpetamise tees. Õppimine ja õpetamine omakorda on osa kultuuri enesekirjeldusest, täpsemalt selle enesekirjelduse rakendamine. Kultuuri tuleks siis käsitleda kui memeetilist olma, mis muide viitab ka mälu ja mäletamise, mineviku kogemuse, millest osa tiheneb traditsiooniks, olulisusele, mõtte ja käitumismustrite kujundamisel, kujunemisel. Olgu siinkohal osutatud, et kui õpetamisel, õppimisel usaldatakse mäletamine elektroonilistele andmepankadele ja otsingumootoritele, siis võidakse andmete kättesaadavuse kiiruses, siis võidetakse andmete kättesaadavuse kiiruses, kuid ei pruugita üldse võita seoste loomises ja süsteemsuses. Pigem vastupidi, võidakse kaotada. Iseenesest on tegemist äärmiselt paradoksaalse olukorraga. Nimelt, kultuurinähtuste digitaliseerimine ühelt poolt turvab ja kasvatab kultuurimälu,
ning me näeme, kuidas on muutunud kättesaadavaks kümned ja sajad tuhanded kultuurisäilikud, mis ennist varjusid arhiivi sügavustes. Teiselt poolt, kui elektroonilistel andmekandjatel sisaldub jääb passiivseks see olemusse, mis ligipääsetavusele vaatamata ei kõneta kasutajat, sest puudub mentaalne või siis selle käibele võtmiseks ja süsteemi lülitamiseks olema seal võti, muster, siis on tegemist fragmentide kogumiga, võib-olla isegi fragmentide ookeaniga. Nüüd viimasel ajal ongi väga palju juttu tehtud teadmiste fragmenteerumisest, fragmentide küllusest. Väljakutseks õpetajatele on saanud, kuidas erinevatest infokildudest kokku ning toimima panna süsteemne tervik. Kuidas vältida, et masinaga suhtlevast inimesest ei kujuneks talle endalegi märkamatult fragment ning masinamälu sõltlane. Enne oma surma eelmise aasta 19. veebruaril läkitas maailmakuulus Itaalia semiootik ja kirjanik, Roosi nime autor Umberto Eco oma lapselapsele avaliku kirja, mille ta pühendas inimese kõige tähtsamale varandusele, tema enda mälule. Ta tegi seda murest aina suureneva hoolimatuse pärast inimmällu ning selle treenimisse, mis on jõudnud koolidesse ning sealt edasi ka ülikoolidesse. Umberto Eco võrdlebki mälu ajumuskliga. Kui seda ei treenita, siis see kõhetub. Kui sinna midagi ei asetata äraõppimise ja meelde jätmisena, siis pole sealt ka midagi võtta. Aga Ecol on varuks mäletamise tähtsuse rõhutamiseks veel üks võrdlus. Nimelt, tema noorpõlves võis kinno minna mis tahes ette. Film jooksis, vaataja sisenes kinno ja ühtlasi käimasolevasse filmi ning rekonstrueeris nähtava põhjal varasema loo. Niisugune on Eco kinnitusel inimelugi. Sündides saavad meist vaatajad filmis, mis on jooksnud juba aastasadu ja tuhandeid enne meie sündi. Kunagi elanud inimeste ja rahvaste kogemust ning toimunud sündmusi on vaja mõista selleks, et mõista enda kohta selles filmis. Aga mis kõige tähtsam, et mõista seda, mis täna on uus või siis üksnes näib uuena. See kõik tähendab, et kultuur pulseerib, tuikab korraga kahel vertikaalsel ja horisontaalsel teljel, milles vertikaalsus avaldub kogemuse tõlgendamise ning tulevikku teeniva mudeldamisega. Horisontaalsus aga kõikvõimalike laenude absorbeerimise ehk omastamisega. Akadeemik Jaan Udusk on kirjeldanud seda kui isetekkelisuse ja kultuuriülekande protsessi. Kui kultuuriülekanne saab toimuda vaid üksteisele mingis suhtes võõraste kultuuride vahel ja seda ka ühe rahvuskultuuri piires, kirjutab Undus 2014. aastal ilmunud kogumiku Autogenees ja ülekanne moodsa kultuuri kujunemine Eestis teoreetilises sissejuhatuses, siis autogenees, isetekkelisus märgib ära iga kultuuri seda osa, mida peetakse talle mingil hetkel ja kellegi poolt eriti olemuslikuks või loomupäraseks või võõrsõnaga öelduna, tema ütleb seda autohtoonseks. Ja lehekülg edasi teatab akadeemik, et
Eestikeelse sõnakunsti püsivaim, autogeneetiline kindlus on olnud vana rehivärsiline rahvalaul. Ja täiendaksin. Seda ühele või teisele kultuurile olemuslikku ja loomupärast näeme kultuurikaanonis. Olgu see siis kirjandusklassika, olgu see suhtumine loodusesse või uskumused, kombed, rituaalid, mida õppimise ja õpetamise läbi ehitatakse otse kui kirikut kivi haaval. Miks ma just kirikut siinkohal kujundina kasutan? Aga esiteks sellepärast, et kiriku ehitamisel eesmärk ja see, kuidas kirikut ehitatakse, on ümbritsetud või saadetud hingelis vaimsest suhtumisest. Ning teiseks, igast kirikust võib saada katedraal, kui sellele aina midagi juurde lisatakse. Ma ei saa siin meenutamata jätta oma head sõpra, keeleteadlast ja mõtlejat Fanny Sievertsit, kelle sõnum oligi meile. Ehitage iseendasse kirik, millest tunneste kodus olevat ja samas, mis toimib püha pojana. Küllap kordas ta sellega Jakob Hurda kunagist kutset vaimu suureks saamisest, kui seda pole eestlastele antud arvukuselt. Nüüd erakordselt tähtis on aga see, mis keeles teadmiste süsteemi ning millises mahus seda edasi antakse. Siin võime muidugi õppuda erinevates teadusharudes, alates gnoseoloogiast ja epistemoloogiast ning lõpetades psühhosotsio- ja kognitiivse lingvistikaga seal käivatesse arutlustesse. Lubage mul vältida neist sisalduvate väidete ja argumentide loetelu, ühtlasi aga ka Sapir-Whorfi keelelisest relativismist ning Uku Masingu keelest ja meelest, esseest pärit ja klišeeks kulunud teesi tõelisuse ja keele üksühesest sõltuvussuhtest. Tegelikkuse kujundite erinevused keeltes, mida muidugi tuleb möönda, et see teatud määral käib. Ja teisisõnu, Uku Masingu öelduna, iga keelkond on meelkond. See võib viia keelte erinevuste kõrvutamise kõrval aga hoopis nende vastandamisele. Siis ühe keele nimetamis- ja tõlgendamissuutlikkuse eelistamisele teisele. Ja seda tuleks vältida. Eesti kultuurilugu tunneb seda 19. sajandi lõpukümnendil levinud kadakasaksluse ja 21. sajandit sissejuhatava maltsa ingluse näol. Esimesel aitas kaasa kohalike baltisaksa, isegi Eesti sõbralike haritlaste veendumus, et eestlastele piisab täielikult emakeelsest algharidusest. Kui nad aga tahavad osa saada suurest kultuurist, nagu seda saksakeelne kultuur kahtlemata oli ja nagu on seda tänagi, siis on keelevahetus hariduse omandamiseks vältimatu eeldus. Eks selle kohaseid inglise keele ülemvõimu tunnistavad seisukohti võib kuulda tänagi, mis on viinud paljude erialade ja lausa valdkondade teatud tasemel sulgumisena eesti keeles, väljalülitamiseni. Ja nii, nagu tänagi võib kuulda mõne väärika teadlase suust, tuleb tunnistada, et nii ei olnud ka Eesti esimese põlve haritlasedki tulvil erilist optimismi eesti keele tuleviku võimalustest. Fehlmanni ja Kreutzwaldi haridus oli omandatud saksa keeles. Fehlmanni eesti keele lektoraat Tartu Ülikoolist 1842-1850 oleks tänasega võrreldav eesti keele teise keelena õppeainena. Tollaste Eesti suurvaimude omavaheline kirjavahetus käis saksa keeles. Eesti muistendeiki tutvustas Fehlmann õpetatud Eesti seltsis saksa keeles. Sealhulgas iroonilisel kombel
saksavastane muistendik, keelte keetmine, milles hebrealistliku lähenemisega tunnistatakse eesti keel lausa Jumala lähedusse kuuluvaks keeleks, Jumala enda keeleks. See on hebrealistlik lähenemine. Kreutzwaldi Kalevipoeg oli rekonstruktsioon Eesti müütilisest kuldajast, aga mõeldud mälestusmärgina eesti keelele, milles reivärss ja mõtteriim pidid nähtavale tooma sõnumi Eesti algkeelest. Eepos tervikuna pidi aga vastavalt romantilisele kaanonile tõstma eestlasedki suure ajalooga rahvaste hulka. Ent Kalevipoeg, nagu me teame, hakkas tööle hoopis rahvust looma tekstina. Minevikust sai ühtäkki tulevik. Kalevipoja sakraalsus seisneb ühelt poolt selles, et nagu iga teinegi püha tekst, oli ta võimeline korrastama minevikku, mis sest et mütoloogilisel viisil. Teiselt poolt aga andis kognitiivse mudeli, mille abil kollektiivi üksikliikmed identifitseerisid end terviku osana. Muidugi võib öelda, et kes siis tänapäeval loeb veel Kalevipoega ja kui, siis ehk vaid Eno Raua adaptatsioonina või äsja lahkunud meie hulgast Enn Vetemaa travestiana Kalevipoja mälestused. Niisamuti võib ju küsida, kui palju loetakse tänapäeval üldse piiblit, kuigi meid ümbritsevad sellegi raamatu kõikvõimalikud töötused kõikvõimalikes žanrites. Kuid üldisele lugematusele vaatamata ei saa me neid jätta õpetamata. Sest just niisuguste tekstide puhul, mille tundmis seostatakse ebameeldiva või igava kohustusega, tuleb esile hariduse see aspekt, mille tuumaks on kätte või millegi juurde juhatamine ning ühtlasi jõudmine. Kusjuures juhatamine ning jõudmine on õpetaja õpilase suhtes vastastikust koostoimes. Üks juhatab ühele juurde, teine juhatab vastu. See omakorda viib meid õpetamise kui kunsti ja õppimise kui loomingulise tegevuse juurde. Kui lubatakse niisugust võrdlust, siis vähemalt keskastmest alates võiksid klassid olla võetavad sarnaselt kogudusega, kelle ees seisab õpetaja kui meedik ning kogudus ennast seob aga mitte ainult ealine ühtekuuluvus, nagu see ühtedel ja teistel kooliklassidel on, vaid vaimsetest ühispunktidest koosnev identiteet. See viimane identiteet nimelt suunab mind tagasi oma arutlusele keele ja kultuuri juurde. Võetagu nüüd aksioomina teadmist, et Eesti kultuur on eesti keele keskne ja laiemalt võttes logotsentriline kultuur. Et see nii on läinud, tuleneb mitmetest asjaoludest. Eesti murrete pikaaegsest ja suhtelisest konserveeritusest, mis aitas elus hoida keele vanemad kihte ja keelelist mitmekesisust ühe suurema keelerühma raames. Aga see tuleneb ka 16. sajandil siiamaile ulatunud luterlikust pöördest, mis kehtestas inimese õiguse, olgu ta isa või teener, kodanlane või talupoeg, õiguse suhelda Jumalaga oma emakeeles. Ühe asjaoluna on võetav ka Eesti ühiskeele, kirjakeele enda suhteline noorus, ainult 150-160 aastat. Aga võib-olla ka midagi niisugust, mida ma olen ise võtnud kui teatava imena ning mida ma nimetaksin eesti keele eksistentsiaalseks, olemistahteks, mis teostab end tegelikkuse lakkamatu ja piiridele tungiva tõlkimisena. Sest nagu me teame, on keele ja reaalsuse suhe ülekande suhe, tõlkimine, tõlgendamine. Tegelikkuse suhtes on keel selle tegelikkuse metafoor. Ent mulle näib Eesti kultuurilugu uurinuna,
et eestlastele pole keel olnud kunagi essentsiaalne enesestmõistetavus. No, et see lihtsalt on keskkond, milles me elame ja nii edasi, nagu seda on inglastele inglise keel, vaid just olemasolu eeldus ja lausa tingimus. Lubatagugi nüüd refereerida, tsiteerida mul ajakirja Akadeemia selle aasta jaanuari numbris ilmunud Tartu Ülikooli õpetlase Marju Lepaja artiklit õhtumaise hariduskäsitluse mõnest printsiibist. Varasematele uurimustele viidates osutab Lepajagi sellele, et tuginedes luterlikele haridusideedele ja koolikorraldusele kujunes 17. sajandi lõpuks välja lai talurahvakoolide võrk, mis tähendas ka üsna kõrget lugemisoskuse taset enne Põhjasõda. Kuigi hariduse mõõtkava andis toona veel piibel, tõsi, teostus see katekismuse ja lauluraamatute kaudu, siis samas selle lugemise käigus arenes diskursiivne mõtlemine. Mõtlemine mõistete abil, mis omakorda piltlikult öeldes liigutas keelt mõistekesksuse suunas, arendades keeles seletamis- ja tõlgendamisvõimet. Seda hoogust, täheldab Lepajärv, võib käsitleda järjekindla individuatsiooniprotsessina, mis algab emakeelest kui esimesest eristusest, lugemuõppimisest kui järgmisest abstraheerimise astmest, mis viib kirjutamiseni, seejärel loomingulise loo kasutamiseni, eneseteadvuse ja lõpuks ehk ka vastutustunde kujunemiseni, sulgudes loodetavasti tsitaadile. Kui aga indiviidi kujunemine on suurel määral keeleline nähtus, siis nõustudes Lepajõega on seda ka rahva kujunemine. Lepajõe tees rahvas kasvab koos keelega, keel kasvab koos rahvaga, kõlab paatosega, millega ma võikski siinse ettekande lõpetada. Kui ei jääks veel küsida, mis on hariduses valmismõt. Osalt tõigi eelnev arvutus selle juba välja. Haridus ei ole ainuüksi teadmised, mis tõesti viimastel aegadel on vaid harvuti hiire klõpsu või puutetundlikul ekraanil näpupuudutuse kaugusel. Seetõttu ka mõiste teadmispõhine ühiskond on hariduse suhtes piirav. Haridus on teadmiste grammatika, faktide ja nähtuste sidumisoskus. Aga seostamine kui protsess leiab aset ajus sünapside kaudu. See, kas ja kuidas suudetakse leida ühendusteid tegelikkuses nii ajaliselt kui ka ruumiliselt kaugete nähtuste nimetamise vahel. Midagi siduda saab üksnes seda, mis teaduses juba talletunud. Põhjuslike seoste kõrval on sama olulised mõjuseosed, mis ei avangi kohe põhjus tagajärje teile, vaid perspektiivis. Selleks aga, et perspektiivi tajuda, peaksid teadmised olema salvestatud võrgustikuna, millest iga teadmist saadab selle väärtuseline aspekt. Haridusteoreetikud rõhutavad siinkohal teadmiste jagamise kasvatavat funktsiooni. Kultuuri poolelt lähenedes oleksid teadmised sel juhul võetavad kui hologrammid ja kogu kultuur, mis Jüri Lotmani määratluses on tekst suure algustähega, moodustab läbi nimetamiste, kirjelduste, määratluste ja enesekirjelduse semiosfääri. Valmisolek niisiis ei ole midagi muud kui orienteerumisvõime ja oskused. Seejuures tahan rõhutada, et need puudutavad ka valmisolekut silmitsi seista elu ja ajaloo paradoksidega, milles suurim on mõistagi lõpu ja lõpmatuse paradoksaalsus. Hariduse ja kultuuri ja eriti Eesti hariduse ja Eesti kultuuri omavahelise suhte iseloomustamiseks on aga mul teile varuks veel üks võrdpilt, millega ma tahaksingi lõpetada. Olen kunagi kirjutanud essee pealkirjaga Eesti äratundmist ruumist.
Selle lähtemotiiviks oli kusagilt loetud, kuuldud teade, aga eeldan, et see oli pigem ka legend. Andides, siis Lõuna-Ameerikas, elas kotkaliigist, kes selleks, et oma pesa ära tunda, need kotkad pidid lendama teatud kindlal kõrgusel. Ei madalamal ega kõrgemal, vaid üksnes piiratud ruumis jäädvustub nende pesa silmavõrkestel, süttides seejärel otse kui majakas, mis hoiab neid õigel kursil lennud pessa. Haridus, lubage öelda, ongi see majakas, mis taasloob seda äratundmist ruumi Eestina ja omakorda Eesti kaudu maailmana. Tänan teid tähelepanu eest.